Tere! Siin traditsiooniline Brüsseli päevik Yana Toomiga ja minu esialgne plaan oli rääkida selle aasta tööst, aga kuna see on eelviimane nädal, siis sellest oma aasta tulemustest ma räägin järgmine kord, aga täna keskendun sellele, mis kahtlemata oli selle Strasbourgi plenaari kõige olulisem sündmus, ehk siis umbusaldushääletus Ursula von der Leyenile. Kui olla täpne, kui me oleksime teda umbusaldanud, see tähendaks ka seda, et kõik 27 volinikku peavad astuma tagasi, mis sisuliselt tähendab seda, et Euroopa Komisjon lihtsalt läheks laiali ja siis me võtaksime aega selleks, et lubada liikmesriikidel määrata uusi kandidaate, siis tuleksid kuulamised, siis tuleks nende kinnitamine. Nagu me teame iga valimistsükli kogemusest, see võtab mõned kuud. Eelmine aasta me alustasime sellega peale valimisi kohe ja Euroopa Komisjon oli paigas novembri lõpus, mis tähendaks, kui see umbusaldus läheks praegu läbi, see tähendaks seda, et vähemalt novembri alguseni Euroopa Komisjon ja sellega ka Euroopa Liit oleksid töövõimetud ja seda muidugi ei saanud lubada. Samas selle hääletuse tulemus ei olnud sugugi nii hea, kui Ursula von der Leyen seda lootis veel esmaspäeval. Esmaspäeval meil oli sel teemal siin Strasbourgis esimene debatt. See nägi välja nõnda, et Ursula von der Leyen sai oma 5 minutit täis rääkida. Siis oli arutelu, kus said sõna fraktsioonide juhid ja siis ta pidi selle arutelu, Ursula ma mõtlen, kokku võtma ja tal oli veel 5 minutit ette nähtud selleks, et reageerida parlamendi sõnavõttudele. Ta valmistus ette väga põhjalikult, nagu Ursula teeb seda tavaliselt. Ta tõi endaga kaasa 27 volinikku, kõik 27 olid kohal, mis tegelikult oli minu jaoks vähemalt väga häiriv, sest olgem ausad, Euroopa Komisjoni volinikud on päris hõivatud inimesed. Ja iga kord nad ei tule kõik Strasbourgi. Esiteks on kallis lõbu, ega nad üksinda ei reisi, nad võtavad kaasa kõik oma staffe, nõunikke, abilisi ja nii edasi. Ja teiseks see tähendab seda, et vähemalt 2 päevaks nad ei saa teha midagi muud, nad ei saa olla kuskil mujal kui siin Strasbourgis, mis polnud ilmselt nende graafikusse sisse kodeeritud, aga nii läks. Isis istub 27 volinikku, nende seas muidugi ka Eesti volinik Kaja Kallas ja ka teised. Ursula esineb sütitava kõnega, 5 minuti asemel räägib 10 ja kõne sisu on umbes see, et need, kes seda tahavad umbusaldada, on putinistid. Need tahavad Euroopa Liidu hukka ja nii edasi ja nii edasi ja nemad siin Euroopa Komisjonis liigutavad mägesid. Pidas sellise ilusa kõne, siis algab läbirääkimiste voor ja ainuke sisuliselt, kes seda toetab, on EPP ehk siis Rahvapartei fraktsiooni esimees härra Weber. Ta peab seda tegema, sest Ursula von der Leyen kuulub samasse fraktsiooni, samasse poliitperre. Aga siis asi läks muidugi käest ära, sest kõik ülejäänud fraktsioonide juhid Ursulat rohkem kritiseerisid kui kiitsid. Ka need, kellel polnud plaanis umbusaldust toetada, sest me andsime endale aru, et sellega me paralüseeriksime Euroopa Liidu töö vähemalt pooleks aastaks. Aga ta sai nii palju kriitikat ja nii palju riielda, et narv ütles üles ja oma 5 minutit selles läbirääkimiste voorus ta ei kasutanud ära, nad lihtsalt jalutasid minema, mis oli jällegi päris üllatav ja ei näinud üldse hea välja. Täna neljapäeval, kui ma seda salvestan, toimus siis hääletus. Nagu te teate, Euroopa Parlamendis on rohkem kui 700 saadikut. Hääletuses võtsid osa 550, 18 jäid erapooletuks, 175 toetasid umbusaldamist. Ehk mida ma tahan öelda, see tulemus oli palju halvem kui see, mida Ursula von der Leyen lootis. Miks see niimoodi läks? Parlament tegelikult ei ole rahul Euroopa Komisjoni tööga ja see puudutab absoluutselt kõike poliitilised fraktsiooni, nii paremalt kui vasakult kui keskelt. Nagu näiteks minu fraktsioon, liberaalid, enamuses hääletasid umbusaldusele vastu, mina hääletusel osa ei võtnud, põhjustel, millest ma just praegu rääkisin, 1 meie saadik hääletas isegi selle poolt ja 5 või 4 jäid erapooletuks. Miks see niimoodi on? Euroopa Komisjon lubas palju rohkem, kui tegelikult oli tehtud selle aasta jooksul. Euroopa Komisjon ja isiklikult Ursula von der Leyen ei suhtle parlamendiga nii, nagu me oleme harjunud, kui meiega suheldaks. Meil ei ole mingisugust pidevat infovahetust ja nii edasi. Nii et meil on päris palju pretensioone talle. Samas me loodame, et see hääletustulemus annab talle selge signaali, et niimoodi jätkata ei saa. Vaatame, kuidas läheb, aga kuuldavasti see pole
viimane umbusaldus, me teame, et juba sügisel tuleb järgmine, nii et ilmselt need turbulentsed ajad siin Brüsselis jätkavad, vaatame, millega see kõik lõpeb, praegu aga loodame parimat, et suvi on ees, ehk kõik asuvad nüüd oma töö juurde peale väikest puhkust. Eks Euroopa Liidul on väga palju asju ees, mida lahendada. Meie välispoliitiline kaal on kahanemas, seda ei näe ainult pime. Me oleme lubanud väga palju asju lahendada, me ei ole selles suunas liikumas päris suurte sammudega päris veenvalt. Minu enda nagu suurem valu selles valdkonnas on niinimetatud housing ehk siis eluasemekriisi lahendamine, mida seesama Ursula von der Leyen lubas eurooplastele. Me moodustasime ka vastava komisjoni, meil on ka volinik, kes selle eest vastutab, aga ma ei näe, et asi oleks liikunud õiges suunas sellises tempos, nagu seda oleks vaja. Aga ma ei taha siin kritiseerida, ma ei taha sisestada teile nii-öelda euroskeptitsismi, ise ma arvan, et Euroopa Liit on päris vinge asi, millega edasi minna, millega arendada, aga see ei tähenda, et kõik need kokkulepped, mis on saavutatud, neid võib võtta niisama vabalt, et iseenesestmõistetavalt ei ole nii. Kui midagi on valesti, siis tuleb ikkagi saata partnerile selge signaal, et asju tuleb teha paremini. See on täpselt see, mida parlament täna ka tegi, nii et loodame, et kõik osapooled järeldavad sellest õiged järeldusi. Seniks aga soovin teile ilusat suve jätku, püsige terved ja kohtume juba nädala pärast.